Aga hakkame siis pihta. Tere, minu nimi on Janno Järve, tulen Eesti Rakendusuuringute Keskusest Center ja aitan täna siis vedada arutelu tervishoiu ressursside teemal. Ma arvan, et kõigil on meeles hiljutine koroonaaeg ja see, kuidas ma ütleks ajalehtedes küllaltki sageli kohtas arutelusid, et meil on väga palju arste puudu, seal oli sadades, ma arvan, isegi need numbrid just, millest me rääkisime. Aga iseenesest ressursi teema tervishoius ei ole kindlasti midagi sellist, mis on esile kerkinud nüüd alles äsja või siis koroonaga seoses. Olgu see siis selle tõttu, et meie põhjanaabrid tööturg on tugeva tõmbega kõigile Eesti töötajatele, aga kindlasti ka arstidele või siis muudel põhjustel. Ja võt sellest, et kuidas see seis tervishoiusektoris tööjõuressursiga täna on, miks ta selline on, nagu ta on ja kuidas võib-olla see olukorda paremini teha, sellest ma plaaningi täna arutada. Mul on 4 väga huvitavat vestluspartnerit selles diskussioonis, kellel on kindlasti väga huvitav oma nurk, mida sellesse debatti kaasa tuua. Ja ma arvan, et ma annangi teile tutvustamiseks sõna, enne kui me siis nagu sisulisema arutelu juurde läheme. Ja hakkame uuesti pihta. Ja, tere! Tore, et sain sellise kutse ja saab sellises huvitavas debatis kaasa lüüa. Olen Lii Rootslane, Eesti Proviisorapteekide Liidu juht, hariduselt apteeker, toimetanud pikalt riigisektoris ja nüüd viimased aastad siis apteekide vallas. Tere, mina olen Heidi Alasepp. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis ravieriala, töötanud Eesti tervishoius 20 aastat. Viimased 11 kuud terviseala asekantsler, varasemalt 13 aastat juhtinud Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikut. Tere! Mina olen Piret Põldre-Vahur, olen Confido meditsiinigrupi personalijuht. Ja selles debatis kindlasti siis üks tööandja esindaja ja ka erameditsiini esindaja. Et Confidos igapäevaselt teeme selle nimel tööd, et pakkuda kõige paremaid ravivõimalusi, terviklikke terviseteenuseid ja väga meeldivaid siis kogemusi oma patsientidele ja ilma inimesteta ei ole see lihtsalt võimalik, nii et ääretult südamelähedane teema. Tere minu poolt ka. Ei ole kuulda. Räägi natuke seda mikrofoni sinna suu juurde. Kas nüüd on kuulda? Tere minu poolt ka, mina olen Helen Kirt, olen siis Eesti insuldipatsientide seltsi kaasasutaja ja juht ja tööalaselt olen taastusnõustaja konsultant Taastustuudios ja täna siin debatis siis esindan patsiendi vaadet. Nii, aga suur tänu ja võib-olla hakkamegi sellest pihta, et kuidas selle tööjõuressursiga meil siis on, et ühtepidi seda, et tervishoius on ressurssi puudu, on räägitud ju hästi pikalt. Samas 2017. aastal valmis OSKAL siis üks huvitav tööjõuraport ja see püüdiski siis kaardistada nii seda, et palju meil töötajaid on tervishoiusektoris laiemalt, kui ka seda, et palju neid siis ette valmistatakse ja kokkuvõttes, kas meil siis see balanss on kenasti paigas või mitte. Ja mõned asjad, mis sealt nagu kenasti silma jäävad ja juba pikalt teada on seesama õdede puudus, mis meil on üks suuremaid numbreid võib-olla sealt välja tuleb ja ka apteekritega ei ole see nii-öelda peale tulev tööjõud ja see, mis meil olemas on nüüd päris hästi balansis. Aga kui me mõtleme arstide peale, siis mõningad detailid korraks kõrvale jättes võiks öelda, et nagu summa summarum paistis raportist välja, et arstidega on enam-vähem see pilt selline, et üldiselt on nagu kõik korras, et väga hullu ei ole. Ja kuigi hambaarstide kohta öeldi, et neid on ikkagi puudu, on vaja juurde teha, siis teisalt, kui me vaatame rahvusvahelist OECD statistikat, siis minu arust meil on vist elaniku kohta kõige rohkem hambaarste üldse. Et võib-olla siis arutamegi natuke, et kellest meil siis puudu on ja kellest ei ole. Ja Heidi, hakkame vast sinust pihta, sul on niimoodi riigi esindajana kohe kindlasti midagi head selle kohta öelda.
jaa, et aitäh, et sa lubad alustada kohe heast, et ma arvan seda, et meil on pisike riik. Me elame maailmas, kus lääneriikides on vananevad ühiskonnad, me oleme osa sellest, meil on kroonilisi haigeid rohkem ja seepärast on meil ka järjest rohkem vaja kvaliteetset elu ja meil on vaja adekvaatset tervishoiukorraldust. Ja seda muidugi ilma inimesteta ei tee, nagu mul vasakul käel kolleeg väga õigesti ütles. Ja mis on, ma arvan, Eestis väga hästi on see, et meil on ülikool, kus me saame õpetada arste. See ei ole tasuline inimese jaoks, kui ta õpib seal, seda tasub riik. Arstiõpe on väga pikk, see on 6 aastat, pluss siis erialaresidentuur 5 aastat. Meil on üle 30 erialaresidentuuri. Meil on lisaerialasid. Et ma arvan, et see on ühe väikse riigi kohta, me võime endale teha pai väga-väga võimas saavutus. Ning mida veel lisaks, et sa nimetasid Janna seda Oskar raportit, et saan öelda, et sellel ajal 2017 tehti see, et töötasin ma haiglas, et kuna taastusravikliinik koosneb väga paljudest erinevatest spetsialistidest, seal ei ole ainult arstid ja õed, et seal on ka füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid, et meil on vasakul käel patsient, kes teab väga hästi, et keda patsient enda ümber vajab. Et see meeskond, kes tervishoius töötab, on väga-väga suur. Et vaadake, ma arvan, et ressurssidega on nii, et täna ka me näeme riiklikust registrist, et meil on 7000 arsti. Et sa ütlesid, et meil on õdede puudus, mina julgen täna öelda, et meil on ka tegelikult arstide puudus, sest tegelikult 4500 nendest töötab aktiivselt tervishoiusüsteemis ja nendest 20% on täna juba 65+ aastat vanad. Et täpselt nagu vananeb meie ühiskond, vanevad ka meie spetsialistid ja see on hästi oluline vaade. Et mis on ikkagi veel hästi, on see, et meil on huvi tervishoiu valdkonna vastu, meil tulevad noored õppima, meil on iga aasta nii arstiteaduskonna kui 2 tervishoiu kõrgkooli vastu võtud. Et erinevaid spetsialiste pluss siis see, et lisaks arstidele, õdedele, proviisoritele on meil füsioterapeudid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, et tegelikult see meeskond on laienenud. Meil on Tehnikaülikool, kus õpetatakse meditsiinifüüsikuid, kes on väga oluline osa. Et ma arvangi seda, et hästi nutikad lahendused, millest me räägime sinuga ja meie panelistidega viimases voorus, et need on kohad, kus ma hea meelega ka räägin, et mis on siis veel hästi. Et ma arvan tegelikult, et see baas koolituseks on Eestis väga hea, et meil on adekvaatsed Euroopas tunnustatud õppeprogrammid. Meil on tugevad noored kolleegid ja kes me tervishoius oleme aastakümneid olnud, et ma loodan, et me oskame seda väärtustada ja oma noori kolleege väga hästi ka sellesse süsteemi integreerida. Aitäh, aga võib-olla lähme tööandja vaatega siis edasi, et Piret, kuidas sulle tundub, kui keeruline või lihtne on siis Confidosse töötajaid leida? Ma arvan, kogu meditsiinisektoris see väga lühike vastus on, et keeruline. Aga mulle tegelikult meeldib see küsimus, et mõtleme kõigepealt läbi, et kas üldse meil on probleem, enne kui me seda lahendama hakkame. Ja see Oskar raport, millele sa viitasid 2017. aastast, et see on tegelikult väga hea analüüs. Ja võtab arvesse kõik need tegurid, mis tol hetkel olid teada, mis suurendavad seda järelkasvu vajadust ja üleüldist niisugust nappust kirjeldavad sealhulgas siis tõepoolest, et arstide vananemine ja seetõttu siis sellest tööjõust välja liikumine, välismaale liikumine, ka see, et demograafilised muudatused on, eks ju, inimestel on rohkem vaja arstiabi, kõik need asjad on seal hästi arvesse võetud. Aga juba seal on tegelikult võib-olla, kui sa ütled, et selles väga laias laastus on kõik okei, et statistiliselt võib-olla elanike kohta ongi kõik okei, aga mitte kõigis valdkondades. Et väga selgelt ikkagi ka sellel ajal räägiti perearstide puudusest, just esmatasandi täiendavast vajadusest. Õdedest öeldi juba siis, et sellest koolitusplaanist piisab ainult väljalangevate õdede siis asendamiseks ja mitte siis uue ressursi tekitamisest ja nii edasi. Aga nii nagu see praegu meil on, et see 5 aastat on kuidagi olnud selles sektoris palju pikem kui tavapäraselt 5 aastat.
et see Oska ütles ka seal kirja oli pandud, et see on üks väga niisugune stabiilne sektor ja on okei planeerida ette 10-15 aastat. On osutunud, et see sektor ei ole üldse stabiilne olnud ja koroona on toonud siia ikkagi väga suured muutused sisse. Et meie need napid ressursid pandi siis ja tegelikult ju jätkuvalt väga proovile. Ja just nimelt suure koormuse on saanud need töötajate grupid, keda juba selles Oska raportis nimetati, et on ebapiisavalt ehk et perearstid, õed, õdede puhul tööülesandeid lisandus oluliselt ja tõesti, et kui need inimesed ka veel vanemaealised, et see pinge, mis inimestele pandi lisaks füüsilisele tööle ka vaimset ja ise riski all olles tehes eetiliselt väga keerukaid otsuseid, on omakorda viinud välja ka inimesi tööjõuturult ehk et suurendanud veelgi seda nõudlust. Seega ma ütleksin, et kokkuvõtlikult õdedest meil on väga suur puudus ja arstidest mitmel erialal niisamuti. Et seda tuleb kindlasti adresseerida ja mul on hea meel, et me sellest täna rääkida saame. Aga ma tooksin ühe niisuguse täienduse veel siia varasemalt öeldule lisaks, et väga palju oleme me mõelnud ka seal Oska raportis ainult sellele, et mida me siin Eestis vajame. Et samas võiks meil olla julgust ja tahtmist mõelda ka selle peale, et arendada mingisuguseid näiteks digivõimalustega siis erialad välja selliselt, et pakkuda seda ka väljapoole Eestit. Et teistes sektorites me teeme seda julgelt, miks mitte ka siin. Et kui me seda vaadet lisame, siis muidugi see puudus läheb veelgi suurem. Kogu maailma ravimiseks läheks ikkagi rohkem. Mitte kogu maailma ravimiseks, aga et tahta olla maailma parimad ja pakkuda seda teenust ka väljapoole. Ja, aitäh sulle. Aga vaatame siis võib-olla tegelikult enne, kui me patsientide vaate juurde läheme natukene ka sinna apteekide valdkonda sisse, et kuidas sulle tundub, Lii? Kas te apteeki leiate töötajaid? Ei leia? Et apteegisektor selles mõttes ei ole erinev tervishoiu üldisemast valdkonnast ja ka väga paljudest teistest erialadest Eestis, et ka meid kimbutab tööjõupuudus. Ja kui me räägime apteegitöötajatest, siis meil on farmatseudid, kes saavad siis 3-aastase väljaõppe tervishoiu kõrgkoolis Tallinnas ja meil on proviisorid, kes õpivad 5 aastat Tartu Ülikoolis. Et seda järelkasvu ja koolitustellimus on suhteliselt vastav sellele Oska raporti soovitustele. Paraku lõpetajaid ülikoolis on vähem, õpe on pikk ja õpe on keeruline. Ja ka need, kes lõpetavad, need kõik tegelikult ei jõua apteeki, sest tegelikult apteekrid oodatakse tööle veel ju mitmetesse teistesse valdkondadesse samamoodi. Kes teilt siis neid ära näpsab niimoodi? No näiteks erinevad riigiametid, ravimitööstus, neid valdkondi on päris palju, kus apteeker hakkama saab. Ja lisaks praegu, kui Oska raport tõi seal välja, et selline tundmatu suurus oli veel apteegireform. Siis me oleme näinud, et apteegireform nüüd apteekide arvu ei vähendanud. Pigem suurenes veel see koormus, mida tegelikult apteekril oodatakse, et lisaks sellele, et sa patsienti nõustad, pead sa pidama ka apteeki ja kogu see korraldus on ka veel apteekri õlgadel. Et selles mõttes kindlasti oleks apteekreid juurde vaja ja võib-olla me siin saame ka rääkida, et kas neid numbriliselt nii suures mahus on vaja või võib-olla pigem oleks tõesti seda töökorralduse muutust seal ka võimalik teha. Ja kindlasti on oluline, et noori sinna tuleks juurde ja huvi apteekri elukutse vastu oleks suur. Sest apteeker ei ole see inimene, kes lihtsalt ulatab sulle ravimi, vaid tegelikult, kes on võimeline palju enamaks ja seda patsienti toetama siis, kui patsient juba arsti juures on ära käinud. No nii, aga võib-olla nüüd isegi siis kõige tähtsama vaate juurde, et kuidas patsientidele tundub selle asjaga. Et kuidas siis on, kas ravijärjekorrad on mugavad ja lühikesed?
ja et siin on mitmeid teemasid, et mõned neist ei ole tänase debati teemad, aga patsient näeb siis seda tööjõu probleemi läbi teenuste. Et teenused on ju meil olemas, väga head teenused, väga head arstid, kõik justkui nagu on hästi, aga siis probleem on just selles, et ma ei tahaks nüüd päris nagu spetsiifiliselt ainult, et insuldipatsientidel on see probleem, et siin on väga rasked diagnoosid, et vähipatsiendid kindlasti juurde siia. Et need on sellised rasked diagnoosid, kus inimene peab tegelema oma taastumisega või oma raviga järjepidevalt. Mõnikord on see lõppematu jada, et imelist tervenemist üldjuhul ei ole. Et ikka tasa ja targu ja selleks on vaja näiteks, kui insuldipatsiendil on, siis siin on vaja nagu järjepidevalt taastumisega tegeleda, ehk et spetsialistide juurde jõuda. Ja siin on nagu me oleme arutanud ka patsientidega, et mis nagu see murekoht on, et õendus kindlasti, et pereõed neid võiks rohkem olla, siis nad võiksid olla ka rohkem, nagu neil oleks võimalus rohkem nagu oma töös ka esile tulla, et vanem generatsioon võib-olla ootab sellist kontakti arstiga, aga see on ka selline harjumise teema, et noorem generatsioon kindlasti on valmis pereõega läbi rääkima, siis kindlasti koduõendus, et väga tihti öeldakse siis insuldi inimestel ka, et kahjuks ei saa seda teenust, meil lihtsalt ei ole nagu võimalusi, ressursse pole. Siis kindlasti teraapia, spetsialistid, füsioterapeudid, tegevusterapeut on nagu defitsiit, logopeed samamoodi, et sa justkui nagu pead võitlema need teenused endale välja, aga kui see õnnestub, siis just selle ajapuuduse tõttu võib juhtuda see, et kuna siin on vaja taastumisel nagu sellist süsteemselt siis abi ja kui seal jääb nagu mitmenädalane vahe, et jälle uuesti füsioterapeudi juurde jõuda, sest et tal tõesti on ajad on kinni ja ta ei saa sind võtta, siis see ei ole väga tõhus. See taastumine läheb nagu väga väikeste sammudega, et muidugi inimene saab ise ka kodus midagi ära teha, aga see ka minu endal on see kogemus, et ma ka kodus ka täna ma teen neid harjutusi, mis on vaja, aga lihtsalt, et mul on vaja spetsialisti juurde, kes mind juhendab, toetab ja nagu süsteemselt siis aitab. Ja need nüüd ei pruugi ilmtingimata olla siis need seadusega reguleeritud vaates arstid ja muud ametialad, vaid... Ei, absoluutselt, ja siin tuleb juurde veel minu lemmikteema kogemusnõustamine, et see on nagu, selle koha peal on praegu kahjuks, ma ei tea, tühimik, et üksikuid diagnoosipõhiseid kogemusnõustajad, insuldi kogemusnõustajad või võib-olla vähk on diagnoosina, et siin on nagu rohkem teada, et on nõustajaid, et kogemusnõustajaid, et inimesel on seda vaja. Ja see võtaks ka, kas või arstidel võtaks see nagu väga palju sellist koormust maha, sest nii mõnegi asja saab läbi kogemusnõustaja siis lahendatud. Ja see võiks olla siis teema, millega nagu edasi minna, et laiemas vaates ka, et see leiaks rahastust, et see ei oleks nagu, me ei ole, kogemusnõustajad ei ole nagu, mul on endal ka kogemusnõustaja väljaõppe kunagi läbitud aastaid tagasi ja kogemusnõustaja ei ole jutuvestja, ei veeda sinuga mõnusasti aega kohvitassi taga, vaid ta aitab, ta on aitaja. Et ta ei konkureeri psühholoogidega ja psühhiaatritega, vaid tal on see kogemus ja ta suudab sinna sellesse hetke võib-olla tagasi minna, kus ta mõistab lõpuni patsienti. Tahab äkki keegi midagi juurde öelda? Mina võin küll kohe kommenteerida, et kuna nii kõnetas see sinu jutt, et ka just selline pikaaegne taastumine on olnud aastaid minu teema korraldada, et seesama kogemusnõustamine, et nagu ma ütlen, et jälle lahenduste plokk, eks ju, et kes mida teeb tervishoius, et rollijaotus on ääretult oluline, et jätta mul on aastaid tagasi olnud ääretult konstruktiivne koostöö Ameerika Ühendriikides Walter Reed Army Medical Centeriga, et kuna meie kliinik aitas ka Eesti sõjavigastatuid, siis
aga kui mina nende inimestega seal rääkisin ja küsisin näiteks arsti käest, et mida teie psühholoog sellisel puhul teeb, siis ta ei osanudki seda vastata, sest see on psühholoogi ülesanne. Et rollijaotus on ääretult oluline ja kui sa mainisid kogemusnõustamist, et me oma kliinikus mina julgelt kaasasin neid inimesi meie meeskonda tööle, kes olid tegelikult läbi elanud ise kas raske õnnetuse või haiguse. Et kes olid hästi taastunud, aga kes hakkasid rääkima meie patsientidega selles keeles, mida nad ka vajasid sellel hetkel. Ja see oli kulda väärt, et meil oli amputant meeskonnas, kes tegi ise proteese, kelle me koolitasime välja ja kes innustas teisi. Et see on tohutult oluline. See on ka muuseas teisele meditsiinimeeskonna liikmele ääretult oluline õppetund. Et ma arvan, et kogu see teekond, mida sa kirjeldasid ja kuna insult on olnud ka riigis ja Eesti Tervisekassas fookuses aastaid ja me räägime siin tegelikult raviteekonnast, siis ma siiralt loodan, et need koduõendustükid, sotsiaaltöö, et kuidas me viime oma sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu valdkonna kokku, et see on, ma arvan, ka selline $1 miljoni küsimus, et alati, et kui personaliinimene ütleb, et inimesi juurde, eks, et neid ei tekigi juurde, meid on 1,3 miljonit, kõik ei tule meditsiini õppima ja hoidku jumal selle eest. Et siis tegelikult sa saadki tegelikult kasutada teisi spetsialiste, seda kogemusnõustamist. Lihtsalt me peame suutma ka kaardistada, et mis on meie ootused, mida me tahame ja mida me siis tegelikult saame. Et ma arvan, et see on selline protsess, mis on tööle lükatud, aga mida me peame koos edasi viima. Jah, ma võib-olla üks asi, mida siin nagu ei ole praegu välja laual tunda, et tegelikult see tööpuudus on ka piirkonniti päris, töötajate puudus on piirkonniti erinev. Et kui suuremates kohtades võib-olla see töötaja leidmine on lihtsam, siis on piirkondi, kus tõesti apteekri leidmine on väga keeruline ja võib-olla siin lahenduste osas me saamegi sellest rääkida, millised on siis alternatiivid, et kui seda füüsilist apteekrit sinna kohale ei saa, et mis siis variant on ja kindlasti see koostöö ka, et see rollijaotus, et see on hästi oluline. Aga võib-olla küsime korra publikust ka, et äkki teie tahate öelda, kuidas teile tundub, et kus seda tervishoiusektori ressurssi kõige rohkem puudu on? Kus tuleb kõige kauem ravijärjekorras istuda või kus tahaks, et teenus oleks kuidagi parem? Kas on kellelgi küsimus? Nii, üks moment. Ma nüüd viskan teid selle kuubikuga. Püüdke see kinni ja rääkige siis sinna niimoodi selle musta täpi sisse. Vot sinna poole, jah. 1, 2 tuleb, jah. Väga hea. Jah, Mart Miin Tehnikaülikool seekord. Heidi mainis ka korraks Tehnikaülikoolis. Ja ma nüüd küsin, tähendab, ma kuulen, et inimesi on puudu igasugustes valdkondades ja erialades, ka tohtrite erialades, eriti õdede puhul. Ja kas pole nii, et ega me inimesi väga ruttu juurde ei tee ja ei koolita ka, tähendab. Ja kas nüüd, mis te nüüd arvate sellest, kui hea ja tubli oleks see arenev tänapäeva tehnoloogia? Kas see aitaks teid? Kuidas te ära tunnete? Ma just nimelt olen selle ala peale sattunud nüüd viimastel aegadel ja näen, et kuidas see tehnoloogia või need vidinateks hüütakse neid väikseid tehnoloogia asju, poevad sulle juurde, näiteks poevad patsiendile teki alla, siis ja mõnikord ka, kui patsient sealt teki alt välja tuleb ja ringi käib, siis nad kleepuvad talle külge, ka koduski ei lase lahti ja räägivad tohtril igasuguseid värke. Mis te nüüd arvate, missugune on teie kogemus või perspektiivi tunne selliste värkide suhtes? Nii, visake mulle tagasi see. No nii, ma katsun, jah. Väga hea, aitäh. Nii, aga kes tahab vastata? Mina võin kohe vastata, sellepärast, et kuna minul on need vidinad, mainitud vidinad tohutult meeldivad ja see on küll meil see 3. paneel, kus me räägime sellest, et millised on lahendused, siis mina usun muuseas tehnoloogiasse. Ma usun sellest, et tehnoloogia saab meid väga palju aidata. Ma arvan ka seda, et Eesti on tehnoloogia võimekuse arendamisel ääretult tugev. On nii, professor? Et minu koostöö Tehnikaülikooliga aastast 2018 oli hästi suurepärane, aga seal oli see aga, et kui insenerid mu käest küsisid, et mida sa Heidi ootad ja siis ma ütlesin, et
äkki me teeme sellised robotõed, kes ei küsi palka, keda ma saan laadida, keda saab programmeerida nii, et patsient ei solvu ta pilgust või ta on väsinud, et ta ongi keep smiling või siis rahumeelne, ta räägib. Ja insenerid ütlesid mulle, et aga Heidi, meie ei taha sellist teenust. Nii et ma arvan, et ka see tasakaal ja balanss on tohutult oluline ja see sõltub ka täna väga palju tervishoiuteenuse osutajast. Et üks plokk, kes OSKAs on hästi ära toodud, on hooldustöötajad. Et mis on need lahendused selleks, eks ju, et teate, kui oluline on ka see, et me tegelikult neid väheseid inimesi toetame tehnikaga, et kas sa võtad 2-3 inimest, kes sul peavad tegelema ja tõstma patsienti näiteks seal õendushoolduskoduus või on tal ka patsiendi tõstuke, et mina arvan, et see tehnoloogia kasutamine inimese krooniliste ja pikaaegses ja heas elukvaliteedis krooniliste haigustega, et see on tänane päev, see on homne päev ja ma arvan, et Eesti peab olema seal väga suur innovaator. Tegema koostööd tehnikateadlastega, IT-spetsialistidega, klinitsistidega, et see on kindlasti Eesti üks võimalus. Jah, suur aitäh selle kommentaari eest. Ma arvan, et see oli just väga-väga õigel ajal, sellepärast et see ju otseselt mõjutab seda, et missugust meditsiinilist või kliinilist ressurssi meil vaja on ja missuguseid oskuseid, et väga selgelt kindlasti me tahame sinnapoole ju liikuda, et need vidinad meid aitaksid nii diagnostikas, kindlasti ka mitteinvasiivsed kirurgilised protseduurid, et hiljem oleks taastusravi kergem, aga hooldus on see valdkond ka, kus kindlasti saab oluliselt siis nende vidinatega abiks olla ja noh, jällegi, et miks mitte isegi selles osas, et üksikuks jäänud inimesed saaksid suhelda, aga et meie saaksime kasutada seda kliinilist personali, kes meil on võimalikult nende selle tippteadmise järgi. Ja kõik muu siis aidata tehnoloogiaga ära ja mida täpsemalt me teame, millal niisugused tehnoloogilised võimalused kättesaadavad on. Seda täpsemalt me oskame ka prognoosida, et kas meil on üldse selle oskusteabega õdesid näiteks või hooldajaid vaja ja kui palju tulevikuks ette valmistada. Ja võib-olla ma olen täiesti nõus kõige sellega, et see digimaailm on kindlasti meie tulevik, aga natuke tahaks tujurikkuja ka olla, et siin on täna olnud juttu ka andmekasutusest, et hästi oluline on ka need andmed siis meile sobival moel kätte saada, neid targasti kasutada, integreerida erinevate otsustustugede ja andmekogudega, et lihtsalt selline mass andmeid iseenesest veel ei taga seda teenuse kvaliteeti, aga just seesama tehnika ja meditsiini oskuslik integreerimine on kindlasti see võtmesõna. Ma arvan, et me tuleme äkki tehnoloogia juurde tegelikult selle päeva või meie arutelu lõpupoole isegi veel korra tagasi, kui üks lahendustest ta tõenäoliselt on. Aga võib-olla lähme edasi meie sellise järgmise mõttelise ruumi juurde, ehk siis selle küsimuse juurde, et miks meil täna siis see ressursipuudus või tööjõuressursi puudus tervishoiusektoris on, sest tundub, et üldjoontes selle esimese osa kokkuvõtteks võiks ikkagi öelda, et meil on inimesi puudu ja ikkagi päris laialt, et mitte niimoodi ühes või kahes kitsamas kohas, vaid tegemist on ikkagi suhteliselt sellise laiema haardega probleemiga. Et miks meil siis on tervishoiusektoris töötajaid puudu? Ma ei tea, võib-olla Piret, äkki sina, kui sa mõtled tööandja. Ma mõtlen, et kõigepealt oleks vist õiglane ütelda, et see pole ainuüksi Eesti probleem. See on ikkagi kogu maailma probleem ja meist ka paremini rahaliselt varustatud riigid on samade muredega hädas, et mis muidugi ei tähenda, et meie ei pea seda lahendust otsima. Aga et kõigepealt siis, miks probleem on? Ma arvan, et üks põhjus kindlasti on meie meditsiini rahastumises. Sest et see, mismoodi meil praegu seni oleme ju süsteemi üles ehitanud, on eelkõige siis riikliku kindlustuse varalt ja baasilt ja mida enam meie siis elanikkond vananeb, seda suurema surve ta paneb ka sellele rahastusele. Et meil on
suhteliselt väike see protsent siis SKP-st, mida meditsiini arendamiseks ja käigus hoidmiseks me kasutame. Ja ühelt poolt tähendab see tõepoolest seda, et me oleme efektiivsed. Aga et kui teistpidi võrrelda, et milles see erinevus siis näiteks lääneriikidega on, kus see protsent on kõrgem, siis ei ole ilus ütelda, aga aus on, eks ju, et see ikkagi on väga palju tööjõu arvelt. Ehk et meil on palgatasemed madalamad ja see kindlasti mõjutab ka noorte inimeste otsuseid, kas nad võtavad ette nii pika teekonna, mis on vajalik siis tõesti arstiks väljaõppimiseks. Teine pool on see, et kuna tõesti selleks, et välja õppida eriarstiks, kulub kuni 11 aastat, eks ju. Et see on väga pikk periood ja see tähendab, et need otsused nende koolituste ja korraldamise osas peavad ka olema väga pikalt varem tehtud. Ja siin on küll minul see mõte, et me võiksime kasutada palju laiemalt ühiskondlikku sellist võimekust nende arusaamiste lahendamisel, et meil on tööjõuressurssi puudu. Et praegu ikkagi meie see koolitus on keskendunud Tartu Ülikoolile ja siis tervishoiu kõrgkoolidele ja puhtalt baseerub riigi tellimusel ja riigi rahakotil. Aga et kui me oleme ühte meelt, et me tahame kiirendada seda ressursi kasvu, siis siin tasuks küll mõelda alternatiivsetele lahendustele ja kaasata nii fondid, siis mittetulunduslikud kui ka erarahastuse, et palju siis suurema võimsuse ja jõuga jõuda sinna, et rohkem juurdekasvu oleks. Üks näide, mis mind tegelikult ehmatas, oli seotud hiljuti nüüd ühelt poolt hästi positiivne, et tervishoiu kõrgkool annab võimaluse Ukrainast sõja eest põgenenud õdedele siin saada siis vajaliku väljaõppe, et nad saaksid siin oma tööd tegema hakata, aga et me teame, et neid õdesid on sadu ja nad kõik väga tahaksid meie juures tööd teha, aga ometi on avatud üks koolitusgrupp ja on selge, et enamik sellesse ei pääse. Et kui me päriselt ütleme, et meil on mure majas, miks me siis seda võimalust ära ei kasuta. Et selliseid näiteid, nagu mis panevad mõtlema, et kas me tõesti ikka oleme ühte meelt, on mitmeid. Aga ma võib-olla napsakski siit kohe tegelikult kinni, Heidi, et aga meil on Ukrainast tuleb õdesid nii, et vähe ei ole, miks me neid siis kohe niimoodi Eesti haiglatesse ma tahan teid natuke kainestada, et tegelikult on ka niiviisi, et kolmandatest riikidest tulnud inimesi on Eestis tööl piisavalt. Teiseks ma tahan öelda seda, et olles ise 5 aastat toimetanud Ukraina tervishoius, siis see abi ei ole täna abi, et me võtame sealt töötajaid ära. Et mu väga kallid kolleegid praegu Ukrainas tegutsevad ja võitlevad sealsete nii tavapatsientide kui vigastatute elu eest ja me peame seda ka respektima. Et Euroopasse tulnud need inimesed, kes on meditsiiniharidusega, et me oleme püüdnud neid Eestis kaardistada. Minu andmetel 33 inimest on tegelikult ametlikult ennast registreerinud, et nad on valmis Eestis meditsiini elukutset täiendama ja mina olen väga tänulik kõikidele tööandjatele, kes on nendele inimestele täna juba töö pakkunud Eesti riigi poolt ja tööandjate poolt ka keeleõpet, sest ma eeldan, et me kõik siiski ootame teenust võimalikult heas emakeeles. Et me ei räägi siin kõrgtasemest, aga aitame neid nii palju kui saame. Et ma ei saa selle väitega tegelikult täna nõustuda, et me ei integreeri neid Eestisse. Integreerime küll, uskuge, et integreerime ja kogu Euroopast me peame jälgima sellepärast, et ma enne oma sissejuhatuses rääkisin, et me peame olema uhked tegelikult selle üle, et meie õppekavad ja meie koolid on tänaseks nii tugevad. Jah, teistpidi, Janno, nagu sa ütlesid ka, et meil on tugevad Põhjamaad, kelle moodi me tahame väga olla ja kelle palgas
me oleme tegelikult veel kaugel maas, et nad tõmbavad meie töötajaid, et kui me siin alati oleme öelnud, et kuidas Eesti patsient ei ole üldse meie meditsiiniga rahul, siis seesama arst läheb Soome, temaga ollakse väga rahul. Et need on niisugused suhtumise kohad, mis vajavad kindlasti Eestis arutelu. Aga muideks ma ütlen teile selle hea uudise küll, et olles ise haiglas tööl pandeemia alguses, et need COVID õppetunnid minu arvates on see olnud, et me räägime täna tervishoiust Eestis tunduvalt rohkem, me räägime sellest tööjõust tunduvalt rohkem, me räägime ka sellest, et meil on ressursse juurde vaja. Mina olen olnud nende viimaste aastate jooksul ääretult tänulik sellele, et me oleme leidnud neid tegelikult Eesti seest. Et me oleme laiendanud oma teenuseid apteekidesse, et kui Liimu kõrval ütles, et me oleme koos ja et kogu see 30 000 inimest, kes meil tegelikult süsteemis töötab, me olemegi tegelikult koos. Et oluline on teada neid rolle, kuidas me saame üksteist aidata selle nimel, et patsient liiguks meie üksteise vahel võimalikult hästi. Et Ukraina tööjõud on siia teretulnud, aga see ei saa olla see lahendus meie pikaaegsele vaatele, et me peame eeskätt vaatama seda, kuidas targalt tagada teenuseid, öelda ausalt, mida me kuskile saame, geograafiline kättesaadavus, kuidas me katame seal teenuseid, kuidas me väärtustame Eestis tervishoiutöötajat ja milline on koostöö tegelikult patsiendiga, et see on ääretult oluline, et ka me kõik patsientidena saame seda tegelikult kaasa aidata, et meie tervishoiutöötaja tahab Eestis töötada, see noor tahab siia jääda, ta tahab õppida arstiks, õeks, füsioterapeudiks. Et mul oli nii armas kuulda, kui sa ütlesid, et sa kodus jätkuvalt tegelikult tegeled endaga edasi, et ma arvan, et see on palsam meile kõikidele, kes me tegelikult tervishoius töötame ja inimesi aitame, et ei saa aidata, kui ei taha, et sa ise aitad. Aga jah, et seda tööjõu, et ma selle kriitikaga ei saa päris nagu leppida, et see sama õppekavade erisus, mis meil Ukraina ja Eestiga täna on, et ise teate, kui aluseid reforme me oleme pidanud Eesti taasiseseisvumise ajal tegema ja Eesti toetab ka selles osas täna Ukrainat, et aastat 2019 me koostöös Tallinna tervishoiukõrgkooliga tegime Ukraina jaoks tegevusteraapia õppekava. Selle järgi õpetatakse ja teate, kui hea on minul vaadata, et Dnipri suures taastusravikeskuses täna Eestis õpetatud, kasvatatud ja sinna tagasi suunatud õppejõud ja nende õpilased tegelikult aitavad täna Ukraina inimesi, et see on ka Eesti abi tegelikult sinna, et see riik vajab praegu tegelikult rohkem meie abi kui meie nende abi. Ma siin ütleksin, et ma üldse ei mõelnud seda nagu suure kriitikana, pigem see oli näide, aga et mis ma tahan öelda, on, et kui me oleme ühte meelt selles, et meil on nappus käes, siis võiks laiemalt mõelda ka nendele võimalustele, et kuidas seda nappust siis vähendada ja et haarata sellesse erinevad sektorid, et mitte riik ei jääks ka siin ainult üksinda, et me oleme kõik selleks valmis. Aga hästi nõus selle kommentaari osaga, et samavõrd oluline kui juurdekasvu kindlustamine on ka see, et kuidas me oma olemasolevaid ja arste ja õdesid ja teisi tervishoiuspetsialiste hoiame ja missugused võimalused me neile anname, sealhulgas näiteks noortele arstidele, kes siis tulevad ülikoolist tööellu, et kas neil on võimalik ennast realiseerida, kas nad tunnevad ennast selles süsteemis hästi ja nii edasi. Võib-olla lihtsalt ilmestamaks, et kui me sellest ressursipuudusest või sellest, et palju Eesti ja palju mujal maailmas tervishoiusektorisse panustatakse, et kuskil Eestis meil võib-olla parem on vaadata neid koroona-eelseid numbreid, koroona ajal läksid kõik kulutused loomulikult üles, aga Eestis kuskil 2019 aastal see tervishoiukulutused on siuke 7% all seal 6,7, 6,8 umbes, see on see valdkond. Kui me OECD-d vaatame keskmiselt, siis see on umbes 2% punkti kõrgem suurusjärkudes. 2% punkti, võib-olla SKP-st ei ütle paljud midagi, aga ütleme 1% SKP-st on siuke, me räägime ikkagi siis sadadest miljonitest eurodest, ehk see on siuke üle poole miljardi julgelt, kus me räägime sellest rahalisest vahest, mida siis võrdluseks meie paneme ja OECD-s võib-olla keskmiselt pannakse. Ja OECD keskmine keskmiseks, kui me vaatame seal Saksamaa investeeringuid, siis need on võib-olla 10-11% SKP-st ja rohkemgi.
nii et võib-olla lihtsalt natuke seda numbrilist konteksti tuua ka, et mida siis Eesti nii-öelda rahaline ressurss, mis tervishoidu tuleb, et milline see võrreldes muu maailmaga on. Aga ma tuleks korra seda sama küsimusega siis võib-olla ka apteekide juurde tagasi, et kui ma ei eksi, siis proviisoreid tegelikult vastu vist tahetakse võtta nagu päris palju, enamasti võetakse ka, võib-olla see viimane aasta on erandlik situatsioon, aga nad ei taha nagu lõpetada, et kuidas, mis selle taga on? Et eks see lõpetamise protsent pole nüüd ka ainult proviisorite keskne, vaid lõpetamise probleeme on ka teistel erialadel täpselt samamoodi. Sel aastal tõesti see 3 proviisorit on pretsedent, muidu ka eelmine aasta võeti ikkagi 40 proviisorit vastu. Et eks kindlasti põhjuseid on mitmeid ja võib-olla üks asi, mida natuke Heidi ka viitas juba, on see, et tegelikult see eriala nõuab pikka õppimist, nõuab pühendumist. Nõuab seda, et sa oledki seal apteegis kohal, sa oled sellele patsiendile kogu aeg kättesaadav. Mul on enda lapsed sellises vanuses, kus mõtlevad, mida eluga pihta hakata ja mida tahetakse. Kaugtöö, paindlik tööaeg, vaba reede, kõik need sellised asjad, mida tegelikult tervishoiu valdkonnas on väga keeruline pakkuda. Et kui sa ikkagi oledki apteegis tööl igapäevaselt, sa iga päev suhtled, otsid lahendusi nendele patsientidele. Et võib-olla me peaks natuke mõtlema selle peale, kuidas seda eriala siis noorte seas ka teha populaarsemaks, et kuidas oleks võimalik kõiki neid erinevaid tööviise, mida siin koroona nüüd eriti veel võimestas, pakkuda ka apteegis ja ka mujal tervishoius, eks. Et ütleme kaugteenustest siin eile Rain Laane rääkis, kui kiiresti need tegelikult arstide puhul töösse läksid. Apteegis meil paraku sellist võimalust endiselt ei ole, et inimene saaks nõustamist teha ka videoteel ja see on kindlasti üks asi, kuhu poole võiks liikuda. Ja kui vaadata võib-olla sinna veel natukene apteegi fookusesse ka juurde, et tervishoius Eestis inimesed, ütleme patsient tegelikult, kui ta tunneb ennast haiglasena, siis tal esimene mõte, mis tal peas on, et läheks perearsti juurde. Et tegelikult siin on hästi palju räägitud ennetusest ja edendusest ja võib-olla see esimene koht ei peakski olema see mõte, et perearst. Võib-olla ma vaatan peeglisse, mis ma saaks ise ära teha, võib-olla ma lähen küsin apteegist hoopis abi. Et tegelikult et seda ressurssi, mida on vähe, võimalikult hästi ära kasutada ja teha seda eriala siis huvitavaks ka nendele noortele ja ka nendele, kes seal juba töötavad, et nad tõesti tuleksid apteeki, nad üks päev teenindavad patsiendi, järgmisel päeval nad vaktsineerivad, 3. päeval nad teevad mingisugust teist teenust või nõustavad kodus videoteel, et see kindlasti annaks noortele ja ka praegustele apteekritele rohkem võimalusi. Et neil oleks põnev. Just. Okay. Selge pilt, aga äkki räägime, Helen, sinu vaatest ka natukene, sa mainisid erinevate terapeutide puudust ja seda poolt, ja kogemusnõustamist ja niisuguseid asju, ja kindlasti seal on meil nagu sihukest kasvuruumi, eks ole, miks meil neid täna rohkem ei ole, et kas me oleme selle alles äsja avastanud ja me ei teadnudki, et niisugusel asjal võiks mingi roll olla tervishoiusüsteemis või on seal midagi muud taga? Ma ei tahaks öelda, et alles, aga tegelikult suuremas pildis küll jah, et kogemusnõustaja siis väljaõppe sai alguse aastal 2014, nii et see on üsna nagu noor. Et ei teatud sellest väga palju siin mitu aastat. Nüüd võib-olla, kui need patsiendiühendused on hakanud rohkem sellest rääkima ja rohkem on siis kommunikatsiooni olnud selle kohta ja meditsiini- ja terviseasutused on ka saanud teada, kes on ja kogemusnõustaja, mis on tema selline funktsioon, et see on nagu, tegelikult see alles praegu on tõusuteel. Aga just, et need rahastu küsimused, need miks küsimused läksid teile. aga patsiendi vaade on nüüd selline, kus kui ma olen hädas, siis ma hakkan abi otsima kiiremas korras. Ja mõnikord just kui mul ei ole võimalik, ma ei saa aega, mul on juba väga kehva olla, et siis hakkab juba sealt tulevadki need doktor Google ja siis alternatiivmeditsiin murrab sisse ja
ja kõik, et need kõik ei ole paha, et loomulikult peab ennast kurssi viima, et teadlikkust tõstma, aga ravida, et noh, siit tulevadki need probleemid. Ja tehnilise poole pealt, kui siin räägiti tehnilisest lahendusest, mina ise olen väga tehniliste lahenduste fänn, aga ära ei tohi unustada inimesi, kellel on väike digiteadlikkus ja inimesed, kes ei saa nagu kasutada selliseid vahendeid siis erinevatel põhjustel, on see puue või siis midagi veel, et seda osa ka nagu kindlasti vaadata. Ja kogemusnõustamise osas ütleks nii, et siin oli lihtsalt nii, et mõtted, ma kogu aeg mõtlesin kaasa ja et kogemusnõustamisega on nii, et patsiendiühenduste juurde on kogunenud need siis kogemusnõustajad, kes võiksid kaasa lüüa siis selles meditsiini- ja tervisesüsteemis ja väga heal tasemel, nad on kõik läbinud oma väljaõppe riikliku õppekava alusel, pluss väga paljud on ennast edasi arendanud, õppinud juurde, võib-olla oma mingisugust diagnoosispetsiifikat sinna juurde. Et tasub pöörduda patsiendiühenduste poole, me oleme väga head partnerid, me tuleme kaasa ja me väga palju suhtleme erinevate patsiendiühendustega ja kõik on nagu valmis, et võib-olla tuleb siin natuke sellist teise poolt vastu sellist ebakindlust, ei tea, kas nad ikka saavad, et patsient ei ole eraldi nagu mingisugune seltskond, et patsiendid on täitsa tavaline inimene, igaüks siit meie seast ja mõni neist patsientidest on taastunud tõhusalt ja on võimeline kaasa rääkima väga asjalikku juttu ja kasutama siis, andma siis seda võimalust nagu meditsiinisüsteemile ka, et saada paremini nagu teada sellest, võib-olla sellest haigusest ja minu meelest on kulda väärt informatsioon, et kui detailidest räägitakse. Et ma ise olen ka siis ülikooliga koostööd teinud ja ilmselt teen ka edaspidi, et terapeutidele siis just seda patsiendi poolt nagu näidata ja mis tegelikult toimub, et seal on väga palju aha-momente. Jaa. Ma hea meelega kommenteerin veel seda ka, et sa ütlesid see 2014, et ma ütlen meile kõigile ka lohutuseks seda, et ega need maailmas olevad probleemid on hästi sarnased, sa tõid ka välja, et ega tervishoiutöötaja puudus ei ole ainult Eesti spetsiifika, et ka suurtes rikastes riikides see nii on, mida meie peame siin alati arvestama oma ressurssi hoides. Et see kogemusnõustamine on ka mujal maailmas tegelikult veel laste kingades, et ta kasvab, et me arenemegi sinna poole täpselt nagu tegelikult ka juhtumikorraldaja, milles ei ole isegi selles OSKA 2017 raportis ju juttugi, eks ju, aga see on ka eraldi eriala, kelleks õpetatakse, et eile oli siin ühes paneelis jutus, kuidas eakamaid õdesid ära tuuakse tagasi meditsiini, kellest tegelikult antakse lisaõpet juurde kaasaega, et ta aitabki ka inimesel läbi liikuda selles väga suures ja võib-olla keerulises tervishoiusüsteemis ja sotsiaalsüsteemis, et tegelikult need sammud kõik tulebki astuda, et see on suurem planeerimine lisaks sellele tervishoiutöötajale ja nendele spetsialistidele, keda me täna õigusloomes ei nimeta tervishoiutöötajateks, aga kes tegelikult aitavad meil kõigil elada seda elu ka haigusjärgselt võimalikult õnnelikult ja võimalikult hea elukvaliteediga. Ja ma olen hästi nõus sellega, et kõik inimesed ei ole tehnikainimesed, osad on lihtsamad, osad raskemad, et ka selles suhtes seesama koostöö inseneride, IT, teadlastega, startupidega kas või minu arvates, et kes loovadki teatavatele inimgruppidele järjest lihtsamaid võimalusi, et see on ka tegelikult täiesti laienev teadus-arendustrend tegelikult maailmas. Et ma ütlengi, et see on ka meie šanss, seda enam, kui meil on patsiendid, kes on ka valmis osalema, kaasa rääkima, kaasa mõtlema ja Eesti patsient on selline. Et tegelikult meil täna ka tervishoius töötajatena, meil on reeglina ikkagi patsientidega väga-väga hea koostöö ja suuremate haiglate juurde on tänaseks ka loodud, eks ju, patsientide nõukojad, et tegelikult need, kes me toimetame igapäevaselt patsientidega, et meile on hästi oluline see tagasiside, eks ju. Et ma arvan, et need koostööd on läinud palju paremaks ja liiguma julgelt edasi. Sinna ühte siis patsiendi nõukotta ja just see, et anda nagu seda sisendit ja tagasisidet, et see töötab. Ja ma arvan, et see sõna on meile kõigil hästi oluline, et ma loodan, et sa ka seda tunnetad tegelikult.
ma võtaksin korra sellest, Lii, tegelikult sinu mõttest kinni, kui sa rääkisid proviisoritest, eks ole, siis natukene kõlas sealt veidikene see ka läbi, et noh, et see nii-öelda proviisori amet, kui me tahame, et noored inimesed sinna tuleksid, eks ole, et siis noh, ta ütleb, et apteeker peaks saama teha siukeseid põnevamaid asju ka, et kui ainult anda üle laua, siis eks ole, üks või teine rohi, et kui sa 6 aastat oled õppinud, eks ole, siis sa tahaksid ikkagi noh, kohe ja midagi siukest tähelepanuväärset teha. Aga ma lükkaks selle küsimuse niimoodi sinna tervishoiusüsteemi võib-olla natukene laiemalt, et kui me mõtleme siis noore arsti peale, kes nüüd kooli on ära lõpetanud ja natukene residentuuri ka käinud või võib-olla seal samas residentuuris on, eks ole. Et siis kuivõrd meie tervishoiuasutused on siis noore arsti, tulevase arsti jaoks siis selline tore ja põnevaid väljakutseid, algusest peale juba tore ja põnevaid väljakutseid pakkuv keskkond, et noh, on olnud selliseid kuulujutte, eks ole, et kui sa oled siin kenasti ära lõpetanud ja lähed Soome, siis saab hulka kihvtimaid asju ja kohe teha. Aga meil siin öeldakse, et noh, ikka tule näe, vaata siit kõrvalt ja lisaks sellele peab mingeid öövalveid tegema veel ja noh, kõik on väga vastik. Et äkki sa oskad seda kommenteerida natukene? Mina? Jaa, ma arvan küll. Jaa, et ma olen ise ja loomulikult Piret ka, et tööandjad. ma olen olnud ise ka internatuuris ja residentuuris, ma võib-olla tegin seda tõesti niivõrd palju ammu, et see, et sa pead ükskõik mis valdkonnas ennast tõestama kogenenumad kolleegi ees, ma arvan, et see on paratamatus. Ma usun, et siin on auditooriumis piisavalt palju ka teiste valdkondade esindajad, et sa pead selle nimel väga palju tööd tegema. Et ma arvan, et see suhtumine, et tehtagu, et see ei toimi täna enam. Et kui sa oled ise krapsakas, siis lastakse sul teha küll, on minu kogemus olnud. Ja ma arvan ka täna seda, et tööandjate jaoks on tegelikult töötaja prioriteet, et kindlasti on vigu, kindlasti saab asju teha paremaks, atraktiivsemaks, aga ma arvan, et tegelikult proovitakse, toetatakse. Et ma kuulasin enne seda siin, eks ju, et arstiõpe 6+5, eks, et 11 aastat. Mina julgen öelda, et see läheb veel järgmised 15 aastat vähemalt edasi, sellepärast, et selle kogenenuma kolleegi kogemus nii sinu erialalistele oskustele, suhtlusoskustele, et see on ääretult oluline, et see on hästi tugev meeskonnatöö tegelikult, et ma arvan, et me kõik vajame oma elus mentoreid, meistreid, et ma arvan, et see on ka kindlasti teema, mida me peame ükskõik, kus me töötame, kas juhtidena, meeskonna liidritena, et me peame sellega arvestama, et inimressurssi on alati vähe, et sa pead hoidma, sa pead ka võib-olla ümber mängima, toetama. Et ma võib-olla toon teile sellise praktilisema näite ka sellest, et COVID-pandeemia alguses ma arvasin ise, et ma olen juhina 20 aastat töötanud, et ma olen juba kõike näinud, aga ma ei olnud läbi põlenud meeskonna ees olnud. Ja see oli väga raske, et jääda ise tugevaks, võideldes tegelikult COVIDiga, mida aastal 2020 kogu maailm ei tundnud olematute isikukaitsevahenditeta, siis see, et leida selles inimeses see jõud, see motivatsioon, see tahe aidata teisi inimesi selles olukorras, et see paneb meil kõiki tohutult proovile ja samas ta õpetab meile lahendusi, hoolimist. Ja teate, ka hoolimine sellel hetkel minu jaoks oli see, et kui mu töötajad ütlesid, et miks inimesed ei vaktsineeri, miks inimesed ei kanna maske ja meie peame neid tegelikult aitama, et need on konfliktikohad, et mina isiklikult väga loodan ja ma töötan iga päev selle nimel, et Eesti iga päevaga muutuks hoolimamaks. Me peame märkama, me peame nägema seda, et keegi teeb meiega tööd, keegi aitab, me peame sellele kaasa ka ise aitama. Või ka kui inimene on saanud löögi, tal on raske aeg, et me peame aitama tööandjatena, me peame aitama kogukonnana, ise kui see on alguses meile võõras, aga me peame sellest julgema rääkida, sest ma arvan, et me tahame kõik elada Põhjamaade kultuuris, mitte minna seda kultuuri sinna otsima ja leidma sealt seda töötasu ja rahulolu, et me peame seda rahulolu igapäevaselt looma siia. Piret, kas sa tahad äkki midagi juurde öelda? Kõigepealt aitäh, Heidi, see oli nii ilus kommentaar. Aga omalt poolt ütlen seda juurde, et jah, me peame hästi teadlikult neid noore arste enda juurde vastu võtma. Sellepärast, et seda on teada, et üldiselt meditsiiniasutused on üsna hierarhilised oma ülesehituselt ja kui seda teadlikku tähelepanu ei pööra, siis võib tõesti juhtuda, et see noor inimene
tunneb, et tal ei ole võimalust oma arvamust avaldada või et ta peab tegema seda, mis teised ütlevad väga pikka aega, ilma et tema vastu huvi tuntaks. Aga Heidi ütles ka, et tegelikult see on periood, kus see õpe peab väga intensiivselt edasi minema, mis tähendab, et tööandjatena me peame läbi mõtlema, et kuidas seda uut ja põnevat teadmist ja ka kaasamist nende noortele arstidele pakkuda. Ja võib-olla ka niisuguseid koolitusi või kogemusi, mida nad ühest organisatsioonist ei saaks. Et see missioon, millega nad on õppinud ja milleks valmistunud, et see nende hingest ei kaoks enne, kui nad ise jõuavad juba nende vanemate arstideni. Aga kahtlemata seal tuleb leida seda tasakaalupunkti, sellepärast et meditsiinis eriti kõik erialad on ikkagi väga seotud selle kogemusega ja mitte ainult teadmisega, et mis konkreetsete situatsioonide lahendamisest tulevad ja sellel on oma põhjus, et see väljaõpe on nii pikk ja et esialgu tulebki töötada noorema arstina teistelt õppides. Lii, äkki sa tahad? Jah, ma võib-olla siia juurde tooksin nüüd, enne küsimus oli proviisoriõppest, et proviisoriõppes ka see OSKA raport tegelikult pakkus välja, et võib-olla üks hea lahendus oleks tegelikult ka see 3+2 õpe. Et praegu proviisor läheb õppima oma ametit ja 5 aasta pärast saab ta tegelikult alles apteekrina tööle hakata. Et kui seda oleks võimalik korraldada nii, et 3 aastaga saad sa tegelikult apteeki tööle, sa saad seda kogemust ja siis sa saad 2 aastat juurde õppida veel seda spetsialiseerumist, kas sa tahad siis rohkem kliinilise poole peale, huvitab sind teadus rohkem, saad õppida ka apteegi juhatajaks, et kindlasti ka see oleks see koht, mis motiveeriks seda noort, et ta tegelikult näeb seda, mis seda ees ootab juba. Et praegu see apteekri elukutse nagu paljude seas on ka, et natuke oled nagu äri, natuke oled nagu müüja, natuke oled nagu tervishoiutöötaja. Et kindlasti see motiveeriks ka nagu neid inimesi, noori just sinna apteeki jääma ja suhtlesime siin just Soome apteekritega ja neil on Apteekrite Liidul selline päris huvitav kogemus, et neil on selline nende enda poolt hallatav asutus, kes tegeleb renditööjõuga. Ja see pidi olema väga populaarne just noorte seas, kes just lõpetavad ülikooli. Et sa tegelikult võtadki esimese aasta, töötad natuke Lapimaal, siis töötad Helsingis, siis oled 2-3 nädalat Turus. Et sa näed tegelikult neid erinevaid apteeke, sest haiglaid on erinevaid, perearstikeskused on erinevaid apteeke samamoodi. Et võib-olla ka see on niisugune mõte, et lihtsalt nende noortele seda näidata seda, kuhu nad lähevad, mis on see nende tulevik ja kuidas saaks paremini ja täielikult seda patsienti aidata. Aga ma vahepeal vaatan, kas publikus ongi juba käsi püsti, et kui me võib-olla fokusseeruks veel küsimustele võtmes, et miks meil tööjõudu puudu on. Lahendusteni me kohe jõuame ka, aga sul oli käsi püsti? Nii, kõigepealt katsetame, kui hea korvpallur sa oled. Nii. Jah, selles mõttes mul võib-olla kiskus juba natuke sinna lahenduste poole ära see mõte korraks, aga ma küsin siiski, nagu mis te ise arvate, et kui palju võiks tervishoiu valdkonna siis töötajaskonda üle-eestiliselt nagu elavdada või siis nagu muuta seda pinnast paremaks selline kommunikatsiooni siis hoogustamine asutuse siseselt, näiteks toon välja mõtte tagasisidestamine asutuselt spetsialistile ja ka vastupidi spetsialistilt asutusele. Et miks mul see mõte tuli, et just Soome näitel, et Soomes on üsna keeruline olukord praegu, et seal on üsna hapuks läinud need suhted just sellepärast just töötingimuste ja palga osas samuti, et seal on nagu läinud selleni välja, et mõni tervishoiutöötaja ähvardab isegi nagu oma litsentsist lahti öelda, sest et riigil on õigus sundi kasutada, et neid tagasi tööle kutsuda. Nii. Ja, aga ma arvan, et tegelikult väga hea küsimus, et ta küll läheb sinna lahenduste hulka, aga mis seal ikka? Ja aitäh selle kommentaari eest, et ma arvan, et iga organisatsioon peab teadma, kuidas ta töötajad tunnevad. Ja tegelikult süsteemselt meie tööandjad ka sellega tegelevad, ma ei saa kõikide eest rääkida, sest meil on suuremaid tervishoiuteenuse osutajaid, väiksemaid, et tegelikult küsitakse tagasisidet ka tudengitelt.
ja püütakse siis selle järgi tegelikult muuta oma hierarhilisi süsteeme paindlikumaks. Et tõepoolest see on hästi keeruline, et mingis osas saab meditsiinis teha ka kaugvastuvõtte, aga siiski reeglina me kõik patsientidena tahame inimest ka füüsiliselt ju oma teenusosutajat näha ja kokku puutuda ja apteegis käia siiski, mis sest, et ka e-apteek on olemas. Et tegelikult ma saan vastata, et seda monitooringut tehakse ja seda arvestatakse nii tudengitega kui siis ka töötajaskonnaga endaga. Et mida ma siin vahepeal ise veel võib-olla ühe mõttena juurde toon, on see, et kui Lii rääkis, et erinevaid haiglaid näha, et mida meie õppekavad minu arvates täna ei sisalda ja milleks mulle tundub, et meil ei olegi nagu ruumi, sest see intensiivsus 6 või 4 või 5 aasta jooksul on niivõrd tihe, on see, et me reeglina õpime 11 tundma erinevaid erialasid siis, kui me juba asume tööle. Et mis osas ongi praktika hästi oluline ja võib-olla see on just teistes majandusharudes hoopis teistmoodi, et ma olen ise olnud majandusteaduskonnas Tehnikaülikoolis programminõukojas ja mul on alati hästi uhke olnud tervishoidu sellepärast esindada, et ma tean, et meie praktikasüsteemid ja täiendõpped on tegelikult tunduvalt tugevamad kui teistes sektorites. Et meil tulevad tudengid tervishoiuteenuse osutajate juurde praktikale juba esimestest kursustest ja pean kahjuks ütlema, et nad peavad hakkama ka kohe tööle, sest ka katta seda tööjõuressurssi, et saada kokku omavahel, sest tegelikult meeskonnatöö ümber patsiendi on tegelikult võtmeküsimus, et sealt algab tervishoiuteenuse kvaliteet ja seesama rollitunnetus, et ma ei pea ka arstina tegema kõike ise ära, vaid mind aitavad ka selles tegevuses patsiendi juures tegelikult teised oma professioonidega, sealhulgas kliinilised proviisorid, keda meil on ka praegu Eestis veel nagu väga-väga vähe, aga kellega koos ta annab kokku timmida tegelikult parima raviskeemi sinu patsiendile, et ma arvan, et see on hästi-hästi oluline. Et me tegelikult monitoorime, ma arvan, et me saame väga palju oma süsteeme sisemiselt paremaks teha ja õppida järjest rohkem koostööd tegema, et see on väikse riigi nagu, ma arvan, selline võtmesõna. Mina ütleksin, et see on väga õige mõte, et see sisemine kommunikatsioon väga erinevatel eesmärkidel on üks võti, kuidas inimene tunneb, et ta kuulub sellesse organisatsiooni ja et seda nähakse, mida tema teeb ja see on oluline piisavalt, et sellest ka märku anda, eks ju. Et üks asi on tõepoolest see, et aidata ka erialaliselt, et kui sa mõistad, millega su kolleegid tegelevad, sul on palju lihtsam soovitada, sa saad olla kindel, et see patsient, kes sinu juures on, saab see niisugune teekond on loogiline ja soovitatud selge, et sa saad seda omalt poolt kaasa aidata ja see kindlasti loob hea tunde, aga ta aitab ka nagu seda tunnetust, et ma kuulun sellesse organisatsiooni ja et ma tean sellest, oskan sellest rääkida. Ja teine pool see, et ma mõtlen, ambulatoorne töö võib olla väga üksildane mõnikord, et on oluline, et on sul juht, erialaliider, kes annab tagasisidet, kellega on võimalik erinevaid juhtumeid rääkida, et oleks loodud organisatsioonis ka sellised koos arutelukohad, eks ju, et kõik sellised asjad, mis hoiavad inimest, sest lõpuks me oleme kõik ikkagi sotsiaalsed olendid ja emotsioon loeb väga palju, et kui sa tunned, et sa kuulud kuskile ja sinust hoolitakse, sulle antakse tagasiside, et sul on võimalik seal edasi kasvada ja areneda, et siis on oluliselt keerukam teha seda otsust, et ma lahkun. Nii, aga siis võib-olla tegelikult, kuna me juba sujuvalt nagunii nendest lahendustest siin niimoodi vaikselt ja üha niimoodi rohkem räägime, ongi huvitavam rääkida ikkagi sellest, et mida siis teha kõike teisiti, et võib-olla lähmegi selle ploki juurde. Ja ma võib-olla võtaks ka sellest ühest lahendusest, mis on kuidagi niimoodi, mulle tundub niimoodi rohkem võib-olla läbi käinud, ehk siis selline rollijaotus tervishoiusüsteemis ja võib-olla selline esmatasandi arstiabi rolli nagu suurendamine, et võib-olla räägiks natuke sellest, sest mulle tundus, et see vist oli kuskil ühe lahendusena kuskil ringlemas. Alustaks võib-olla üldse sellest, et mida see tähendab, mis see esmatasand ja mis see teine tasand on, eks ole, et kuna meil kõik ei ole tõenäoliselt arstid ja tervishoiutöötajad, et siis äkki võib-olla hakkaks sellest pihta, et kes iganes tahab. Küsime patsiendi käest. Mida sina arvad, mis on esmatasand? Ma võin hea meelega siin kommenteerida, et esmatasand, et patsiendi jaoks algab see nagu erinevalt, et mõnikord on esmatasand
apteegist, mõnikord registratuurist, mõnikord kuskil tervisekeskuses assistent, et ja ei ole alati perearst ja pereõde, need esimesed kontaktid, et ka minul endal on, et kui ma lähen kasvõi apteeki lähen, et mul on juba oma tervise teema ja juba ma alustan mingisugust siis teekonda ja sealt jõuan edasi juba oma perearsti juurde või mis iganes, et aga ma võin selle nõuande või konsultatsiooni juba seal ära saada. Aga jaa, et need lahendused, et ma arvan, et meil jääb ajast väheks, kui ma need ette kõik loeks, mis mõtteid on, et aga jah, et nagu ootaks sellist, me näeme, et seda ressurssi on nagu vähe ära kasutatud, et ootaks, et patsient tuleb kenasti kaasa. Jah, uuendused vahest võtavad nagu pikalt aega, aga nad tulevad kaasa. Sest et inimene tahab abi saada ja ta teeb ükskõik mida, et seda abi saada enda jaoks. Ja ta on valmis uuendusteks ja kui ma vaatan nii, et mida nagu, kust võiks seda ressurssi tulla, siis julgelt kasutada ära siis viimase kursuse tudengeid kindlasti. Ma räägin seda sellepärast ka, et ma olen palju osalenud siis workshopides Euroopa siis tasandil patsiendi kogemuse teemal. Ja seal on nagu nendest praktikatest tasub nagu õppida ja seal kasutatakse seda ära. Jah, seal on tõepoolest, ma võin kinnitada, et seal on ka ressursipuudus aeg-ajalt ja ei kasutata piisavalt mõnda osa ära, aga sealt annaks nagu õppida. Ja ma näen, et ülikoolid kindlasti sealt võib-olla võtta juurde inimesi julgelt nagu jah, neil on juhendajad ja kõik, eks ju. Et patsiendiühendused kindlasti sealt leiab inimesi, kui teie poole pöördutakse, siis mõni patsiendiühenduse, on see siis kogemusnõustaja või keegi, võtke jutule, arutage läbi. Võimalik, et saite endale väga hea koostööpartneri. Et sellised lihtsad asjad, et ei tasuks nagu kohe et et see on tundmatu maa, et arutage läbi, uurige ja kui leiate mõne sellise toreda koostööpartneri, siis see on ainult võit. No nii, aga jaa, läheme edasi, et mida me siis saaks paremaks teha või kuidas seda ressurssi juurde tuleks või kuidas tööd paremini ümber korraldada või ma tegelikult ei tahagi nii väga selle esmatasandi ja muude tasandite diskussiooniga nii-öelda väga ühes suunas minema panna, et lava on täitsa vaba lahenduste jaoks. Aga võib-olla on mõistlik siit siiski jätkata, et mitte niivõrd, et mis on esmatasand ja mis on teine tasand, aga et seda kui on nappus siis erialaspetsialistidest, siis tuleb rollid üle vaadata nõnda, et igaüks teeb seda, mida ta kõige paremini oskab ja milleks ta on välja õppinud ja kui keegi teine saab teha sealt täiendavaid tööülesandeid, siis nii peakski asjad korraldama ja me oleme näinud tegelikult juba seda niisugust ülesannete liikumist, aga siin on ruumi kindlasti veel, et eriarstidelt, et kõik inimesed ei pea jõudma eriarstide juurde, nii mitmedki küsimused jõuab juba lahendada perearst. Perearst omakorda saab abi õelt, õdede ülesanded on oluliselt ka viimasel ajal laienenud, eks ju. Ja samas ei pea ka õde olema see, kes siis kõik ülesanded oma õlule võtab, on ka näiteks kliinilised assistendid, sekretärid, on teenusejuhid, on juhtumikorraldajad, eks ju, kes kõik saavad patsiendi jaoks seda teekonda teha selgemaks, kiiremaks, efektiivsemaks ja kogemust lõppkokkuvõttes oluliselt paremaks. Et me lihtsalt peamegi läbi mõtlema selle, et kes millise rolli võtab ja tagama siis nende omavaheliselt sujuva koostöö. Mis toob mind selle juurde, et üks ressurss, mis mulle tundub, et on veel meditsiinis selline, mida me peaksime täiendavalt arendama, on meditsiinijuhid. Et need inimesed, kes siis aitaksid tagada, et see töö oleks võimalikult efektiivselt korraldatud, et ei tekiks
ei tekiks seisakuid, ei tekiks auke, et protsessid omavahel toimiksid, et erinevad osapooled omavahel suhtleksid ja nii edasi. Jah, see võib küll olla ka seda, et me sellega võtame mõned tublid arstid või õed teise elukutse peale, aga et mulle tundub suures pildis on see meie mõttemaailmas oluline ja me peame sinna ka tähelepanu keskenduma. Heidi. Mul oli seda aitäh praegu ääretult ilus kuulda, et kui Lii enne ütles, et proviisorid võetakse ka riigi tasandile tööle, siis ma arvan, et tegelikult just ka juhtimise kvaliteedis on väga palju nagu seda, et me saame oma tervishoidu paremaks teha, et see on hästi oluline, et meil on ka erialaspetsialiste juhtidena tööl. Et võib-olla ma natuke räägin sellest, et mul on olnud supermeeskond, kes on mind tänaseks selliselt ette valmistanud, mul on 5 lehekülge tegelikult materjale, mida tegelikult riik on teinud selleks, et meie tervishoiutöötajate järelkasv oleks Eestis olemas ja tõepoolest läbi haridussüsteemi panustatakse riiklikult rahastusse väga-väga palju ja ülihea on tegelikult öelda, et seesama õdede puuduse, et me jõuame tegelikult sellesse koolitusvajadusse järgmiseks aastaks, et Eesti riik on leidnud rahastuse selleks, et sellel aastal võetakse õdesid juba rohkem tööle ja järgmisel aastal võetakse rohkem tööle ja mis mulle veel väga sümpaatne on, et meie tervishoiu kõrgkoolid on sedavõrd vastutulelikud ja sedavõrd tööandjatega koos töötamas, et meil on ju koolidel filiaalid, et nad ei ole ainult Tartu, Tallinna kesksed, et filiaal on Kuressaares, Pärnus, Narvas, eks ju, Kohtla-Järvel, et see on tohutult oluline, Viljandis, eks ju, et see on hästi-hästi oluline, et lapsed saavad minna oma kodukohas kooli, saavad kodukohas tervishoiuteenuse osutajate juures juba ka praktiseerida, et ma arvan, et see on ülioluline ja see kindlasti ka kogukonda tugevdab. Et üks ongi see, mida tegelikult riik ju täna teeb, et me koolitame, me jätkuvalt koolitame, me tööandjad jätkuvalt täiendkoolitavad. Et ma arvan, et see on $1 miljoni teema, et kuidas tervishoiusüsteeme tugevdada sedavõrd, et see rollijaotus oleks paigas, et meie meeskonnad tervishoius oleks tegelikult laiemad, et seal ei ole see, et natuke oled kogemusnõustaja, natuke pole, et see meeskond oleks tervik, ta oleks normaalselt rahastatud, et mida ma pean ise Eestis hästi-hästi oluliseks tegelikult on see töö ja puhka ja normaalne kasutamine, et me oleme viimase 3 aastaga tõepoolest saanud ikkagi tohutult seda ületööd tunda, et me ei ole perpetuum mobile, et me ei jõua pidevalt niimoodi töötada, et see on hästi oluline tasakaalu koht, et meil on täna kahjuks ka 11 000 inimest plaanilise haiglaravi järjekorras, eks ju, tegelikult sellest COVID-kriisist, et samal ajal jälle tasakaaluks ma ütlen siia juurde, et kui meeldivalt meil ühiskond tegelikult appi tuli, et Eesti Kaitseväe meditsiiniteenistus saatis parameedikuid meil haiglatesse appi, koolid tegid taas väga kiiresti koostööd selleks, et 48 tunniga põhimõtteliselt koolitati mis iganes erialade inimesi meie COVID osakondadesse assistentideks tööle, et nende lugusid me kõik lugesime ja võib-olla sellel hetkel kuulati isegi nende sõnumit rohkem kui professor Lutserit või selliseid meditsiinieksperte, et see kõlas nagu mõjuvalt, et tõepoolest see haigus on olemas. Et tegelikult need on, mina arvan, meile kõigile, kes me tervishoius töötame, hästi-hästi olulised. Et mis siin ikka? Töökultuur, töökeskkond, töötingimused, koostöö, et see on tohutult oluline ja kindlasti selle valdkonna atraktiivsus, sest sa tead seda, et see on pühendumine, kui sa lähed õppima õeks, arstiks, füsioterapeudiks, proviisoriks, see on eluaegne õpe. Kui mina läksin õppima, siis mina mõtlesin, et üle äge, ükskõik mis riigikord on, mul on tööd ja ma olen forever young, sellepärast igavesti noor, et ma kogu aeg õpin, arenen, see tegelikult nii ongi. Et sa pead tegelikult kogu aeg olema teadlik, mis toimub sinu maailmas, sa tahad seda jagada oma kolleegidega, sa tahad seda jagada oma nooremate kolleegidega, sa tahad seda rääkida ka patsientidega, et kuidas sulle see meeldiks niimoodi, et see on tegelikult hästi suur koostöö, et ma arvan, et siin on töökultuur, töökeskkond, töötingimused, rahastused ja koostöö patsientidega, et mida terviseteadlikumad me oleme, mida rohkem me usaldame neid inimesi, kes meid aitavad, et seda õnnelikumaks me tegelikult kõik saame sealt algteenuse kvaliteet,
ja muidugi tehnika, et mina tegelikult usun tehnikasse väga palju, nagu ma eespool ka ütlesin, et innovatsiooni me peame tooma oma süsteemidesse sisse, et see on rohkem kui selge, et ma olen nüüd sellel aastal ka käinud väga palju erinevaid tervishoiuteenuse osutajaid läbi ja see on lihtsalt hämmastav, mida me tegelikult nende ressurssidega täna Eestis teeme ja ma siiralt loodan, et see kõik liigub edasi, pluss veel see, et meil tekiks see teadus, arendus, innovatsioon, sest me oleme ka suurriikidele tegelikult selles suhtes atraktiivsed koostööpartnerid just, et me oleme väiksed, me oleme hästi efektiivsed, me oleme hästi kiired ja meil on tegelikult tänaseks päris hea digiplatvorm. Et ja e-teenused tervishoius on asjad, mida me peame kindlasti arendama, sest minu poolt vaadates meie e-lugu täna on see lugu, mis asendati akadeemilise haiguslooga, et ka see, et kuidas sina rääkisid just sellest meie andmete kasutamisest, et kuidas see data või andmed hakkavad meie jaoks liikuma, et need on väga olulised, aga need vajavad kõik restarti ja update'i, nii et meil on tegelikult planeerimisprotsessi vaja väga tugevaid inimesi, väga häid spetsialiste, et tegelikult meil kõigil, kes me töötame tervishoius ja kes me tegelikult neid teenuseid vajame ja saame igapäevaselt, et see oleks võimalikult tugev, et mina usun Eestisse, ma usun tegelikult meie tegijatesse, nii et koos edasi. Lii, aga küsime siis apteekide poole pealt ka, et jah, ma tuleksin võib-olla tagasi selle rollijaotuse teema juurde, et see, mida me praegu apteegis igapäevaselt näeme, tegelikult on see, et jah, me ei saa öelda, et meil on apteekrid istuvad käed rüppes, neil pole midagi teha, aga just see task shifting või rollide jaotus tervishoius, mis tegelikult on ju niisugune ülemaailmne trend, et Eestis me oleme apteekri vaates sellega nagu natukene maha jäänud, et ma vaatan kadedusega kas või siin Läti või Leedu kolleege, kus juba apteegis vaktsineeritakse, selline oluline teenus, mis vähendab ju survet kogule tervishoiule, mida saaks ära teha ka apteegis sinna, kus inimene tegelikult tuleb oma ravimi järgi ja selles mõttes selline koolitustega võimalik toimetada, sest ütleme, apteeker oma tavaõppes saab ju tegelikult väga laiapõhjalise meditsiinilise hariduse, me teame, mis on vaktsiin, mis on kõrvaltoimed, et natukene sinna nüüd koolitusi juurde veel ja tegelikult saaks sellega nagu edasi liikuda. Või me võtame, ma ei tea, näiteks tubakast loobumise nõustamise samamoodi, need inimesed igapäevaselt apteegis ju käivad, ostavad neid käsimüügiravimeid, et panevad oma plaastri käe peale, et kõik teadusuuringud näitavad, et sinna on natukene nõustamist juurde vaja, et tegelikult selle inimese tervisekäitumine muutuks ja selles kohas on apteeker hea meelega nõus abiks olema. Et lihtsalt see rollijaotus ongi see, et need kohad, kus tegelikult inimestel see väljaõpe on olemas ja tuua see patsiendile see teenus võimalikult kohale ja miks mitte ka see vererõhu mõõtmine, eks ole, et inimesed kodus saavad ju sellega hakkama. Samas on eakamad, kes ei saa, kellel käsi väriseb, nad tulevad apteeki, aga siin jääb jälle see koostöökoht on hästi oluline, et kui meie mõõdame apteegis vererõhu ära, nad lähevad Diana juurde, perearsti juurde, kui digiloos oleks olemas juba ka see apteegi näit ja perearsti näit, siis tegelikult sealt tekib see koostöö. Ja enne oli siin juttu ka sellest doktor Google'ist, et mida me apteegis igapäevaselt näeme, et järjest rohkem on neid patsiente, kes tegelikult enne on väga põhjalikult doktor Google'iga kõik selgeks teinud, mis tal viga on. Ja siis ta tuleb apteeki, ta tegelikult ei tahagi seda ravimit sealt saada, ta tahabki seda nõu saada. Et selline toode ja sellise nõustamise peale läheb päris palju apteekrite energiat. Ja võib-olla veel üks mõte, mida üles visata, et kui siin räägiti eakamatest õdedest, kes võiks sinna Eesti Energia jututoa ära asendada, millest eile juttu oli, siis tegelikult on ka terve hulk ju eakaid proviisoreid, farmatseute, kes 12 tundi ilmselt apteegis enam ei suuda ravimeid väljastada, aga hea meelega oleksid nõus tegelikult nõustama ja panustama, on see siis selles konkreetses kogukonnas. Meil on Eestis hästi palju just maapiirkondade apteeke, mis püsivad sellisel ühel entusiastlikul tublil proviisoril, kelle vanust kipub sageli olema üle 60. Et kui ta seda apteeki enam pidada ei suuda, siis ta seal kogukonnas võiks hea meelega nõustada, rääkida koostoimetest, kõrvaltoimetest. Ja kindlasti see ravimite kasutamise hindamine, millest ka hommikul juttu oli, et kui tervishoid teeb kõik selle ära, et diagnoosib, määrab ravi,
perearst räägib kõik ära, kuidas teha, aga tegelikult kui see inimene jõuab apteeki, siis pool sellest infost on tal meelest läinud. Siis ta saab mingi teise ravimi juurde, ta enam ei tea, kuidas neid ravimeid koos võtta. Et see kindlasti on üks koht, kus apteekrid saaksid panustada, et ja hoiab ta kokku arsti ressurssi, sest see inimene võtab oma ravimid korralikult ära, ta ei satu sinna arsti juurde. Ei tule meil jäätmekäitlust, millest hommikul juttu oli, kõik need ravimid, mida me ju regulaarselt apteegis tegelikult viskame lihtsalt prügikasti, et ressursi kokkuhoid tegelikult oleks nagu märkimisväärne. Nii, aga võib-olla nende, mis neid lahendusi puudutab, äkki tuleb publikust ka mõni hea lahendus. Nii, kohe 2 lahendust, suurepärane. Nii, alustame sinust. Tere, ma olen siis Karl, Eesti ATH Liidu juhatuse esimees ja mulle enne väga meeldis see, mis Helen välja tõi, et siis patsientide ühenduste kaasatus ja nii edasi. Ja mu küsimus on selline laiapõhjaline, et meil on tervishoiusüsteemis on inimeste puudus, mis on väga selge, aga meil on Eestis väga palju suure südamega vabatahtlikke inimesi, kes mitte midagi vastu saamata on valmis Eesti riiki ja ka tervishoiusüsteemi aitama. Aga kahjuks murekoht on see, et ka Eesti seadusandluse järgi patsientide ühendustel kahjuks ei ole mingeid hoobasid, et kuidagi siis mõjutada tervishoiusüsteemi. Võin tuua elulise näite, et siis aasta alguses ma lugesin seaduseid ja leidsin, et on olemas üks lahendus, mis vähendaks siis vaimse tervise valdkonna spetsialistide töökoormust, vähendaks Ravimiameti töökoormust ja kiirendaks siis ravimite kohale jõudmist patsientidele. Tõin täpse lahenduskäigu siis välja arstide erialaseltsile, kuna seda siis avaldustab teha ainult arstide erialaselts. Patsientide ühingud ei saa absoluutselt mitte midagi teha, seega kui erialaselts ei tee, siis asi jääbki seisma. Ja siis suvel juhtus nüüd see soovitus selline lugu, et Ravimiameti töökoormus minu välja toodud probleemiga läks nii kõrgeks, et nad hakkasid ise uuesti suhtlema selle teemal erialaseltsiga ja see lahendus tehti ära 2 nädalaga, kuigi siis nii-öelda vabatahtlikud tõid selle välja aasta alguses ja siis see pani mõtlema, et on patsientide ühingud, kellel on lahendused, et kuidas süsteemi paremaks teha, aga neil nagu et oleks hea teada, et kuidas saaks neid tulevikus rohkem kaasata. Siis on teine asi on nüüd pärast seda, mul on nüüd olemas lahenduskäik, mis siis 10 aasta perspektiivis säästaks Eesti tervishoiusüsteemile kuskil 500 kuni 700 miljonit eurot ja vähendaks tervishoiusüsteemi töötajate töökoormust, aga kuna ma olen tavaline Eesti kodanik, siis kahjuks ma ei saa neid lahendusi siis käiku viia, aga ma väga hea meelega teeks koostööd riigiasutustega, et ma kuulaksingi teie poolt, et kas teil on mõtteid, kuidas kaasata rohkem patsientide siis ühendusi ja liita. Nii, Heidi, aga kuidas siis saab 700 miljonit eurot kiiresti kokku hoida? Saate kuidagi abiks olla? Jaa, see on tore idee ja muideks ma tegelikult julgeks öelda, et poole aastaga saavutada tulemus on väga hästi saavutatud. Et teadmata küll, millest praegu täpselt jutt oli, aga jälle ka teiste riikide kogemus, et asjad võtavadki aega ka riikides, nii et sinna pole midagi teha. Aga soovitan võib-olla selle konkreetse raha hoidmise koha pealt suhelda Tervisekassaga, et seal on olemas täiesti innovatsioonikomisjon, kes saab läbi vaadata taotlusi, et muidugi on see, et erinevate teenuste ja erinevate ravimite lisamised, ükskõik kas siis ravimite loetellu või tervishoiuteenuste loetellu, et seda tehakse tavaliselt erialakomisjonidega koostöös. Et see on küll tõsi praeguses praktikas, aga alati on võimalik pöörduda riigiasutuste poole, et kindlasti vastatakse ja kui on võimalik, siis tehakse ka koostööd. No võtame hästi kiire küsimuse, hästi meil on niimoodi, et me peame enam-vähem kohe lõpetama, aga kui sa saad 2-3 lausega ära küsida. Oi. Tervist, siis mina olen siis tervete inimeste ühendusest, et ma tulin tegelikult siia tervise tuleviku ala ja mul on lihtsalt selline võib-olla mõned laused, mis ma polegi küsimusi. Et ma kuulsin, et Saksas on nii palju, seal kuskil OSCD ütleb, et nii palju summa. Kas meie sellisel ühiskonnal ei peaks olema see üldse eesmärk, et
mida vähem inimene apteegis käib, mida vähem me kulutame meditsiini peale. Et ise olles selline oma ea kohta, ma arvan, palju sporti tegev, hästi nii-öelda tervislikult toituv inimene, siis ma vaatan, et lihtsalt me ümber inimesed lihtsalt hakkavad lapsest peale valesti nii-öelda enda tervist rikkuma. Et kas äkki osad need miljonid võiks minna nagu nii-öelda mitte nüüd apteekidesse, võib-olla siis nii-öelda sellesse ravimi, mitte ravimisse, aga nagu meditsiini sellesse poolde, aga võiks nagu algusest kohe koolist või lasteaiast või ma ei tea, lapsevanematest nagu rääkida, et kuulge, et kui te niimoodi jätkate, siis te oletegi seal 10 aasta pärast diabeetikud, eks ju, mingi asja pärast, aasta pärast olete juba, et kas me võiks see eesmärk olla see, et ma ütlen otse välja, et eesmärk on see, et nagu öeldakse, et naljaga, et võidab see, kellel on rohkem asju, aga me võiks olla tegelikult see, et meil oleks see, et võidab see, kes tervelt sureb. Aitäh. See on väga ilus küsimus. Jällegi, ma ei tea, kes tahab vastata. Mina võib-olla alustan, ma ütleks teile kõigepealt bravo. Et ma arvan, et enese tervise hoidmine on meie kõikide väga oluline osa selleks, et meie ühiskond oleks tugev ja terve. Ja kui meie Dianaga alustasime arstiõpinguid, siis räägiti, et tervishoid saab aidata 20%-ga meie tervises, siis tänaseks on see protsent WHO hinnangul tõusnud 30%, Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul. Ehk tegelikult see 70% ongi see, mida me peame ise panustama. Et ja küll, seal on ka võib-olla kehva geeni ja kehva keskkonda, aga see on ka parandatav, nii et parandagem. Et ma arvan, et see kommentaar on tohutult oluline ja ma arvan ka muide, et sellest räägitakse täna tunduvalt rohkem. Järjest rohkem panustatakse sellesse, et see tervisekasvatus tegelikult algaks juba lapsepõlvest. Et see on hästi suur, mitte ainult siis ühe ministeeriumi ega arstkonna või õenduskonna tegevus, et see on tegelikult ühiskonna tegevus, et lasteaiast saadik me oleksime terviseteadlikud. Ma mäletan muide seda, et kui ma ise õppisin arstiks, siis käisin 4. kursusel Norra riigis tööl vahepeal ja ma nägin seda, et appi, et lasteaialapsed teevad elustamisest sama palju kui mina, eks ju, tudengina, arstitudengina, et see on hästi oluline, et kuidas me suudame aidata, kuidas me õpetame oma lapsi välja, eks ju. Ja muideks, mis ma ise olen õppinud enda elust, on hästi oluline, et õpetada ka inimesi märkama ise enda tervist. Et kui sa näed neid esimesi sümptomeid, et pöörda oma perearsti poole, et ta kindlasti oskab sind edasi aidata, et see on tohutult oluline, et me õigetel hetkedel, õigetes kohtades ka oleksime. Et see terviseteadlikkuse kasvatamine, et see on kõige suurem eesmärk, ma arvan. Aga nii, ma arvan, et me peamegi tegelikult oma otsad vaikselt kokku tõmbama. Et ühtepidi, kui mõelda siis selle üldisema teemapüstituse peale, et kas meil on tervishoiuressurssi puudu, siis ma kardan, et ega siin vist muud järeldust teha ei ole võimalik, et seda ressurssi tegelikult puudu on. Mulle küll väga meeldib see, et meil on ka terve posu igasuguseid huvitavaid mõtteid, kuidas seda olukorda lahendada, alates rollide ümbermängimisest ja suuremast kaasatusest tervishoiusüsteemi. Kuni tegelikult miks mitte lõpetades selle sama ideega, et äkki kui seda sama keha natukene paremini hoida, siis tulebki võib-olla vähem arsti juures käia ja äkki see on siis, mitte äkki, vaid kindlasti on see üks osa lahendusest. Ma tahaksin öelda suure aitäh teile, et te tulite. Ma tahaksin öelda suure aitäh meie arutelu diskussantidele, et minu arust oli päris põnev. Me ei jaga laiali igasuguseid selliseid meeneid ja kotte ja kruuse ja kommipakke. Kommipakke võib-olla ei peaks jagama ka sellepärast, et arsti juurde ei mindaks hiljem. Aga see põhjus siin ei ole mitte see, vaid me oleme otsustanud, et neid ressursse saab natukene paremini kasutada Ukraina abistamiseks ja sellegi poolest ma ütlen teile suur aitäh, äkki see on siis piisav. Aitäh.